Tere tulemast ajaloolisele teekonnale, kus uurime tervishoiu arengut Eestis 17. ja 18. sajandil. Tänases videos käsitleme talurahva elutingimusi, ravivõtteid, vaktsineerimise algust ja paljusid teisi olulisi teemasid, mis aitasid kaasa tervishoiu arengule. Alustame sissejuhatusega, mis viib meid tagasi 17. sajandi lõppu. Seitsmeteistkümnendal ja 18. sajandil Eesti talurahvas ei olnud harjunud professionaalsete arstidega. Arstide hulk oli väga väike. 1784. aastal vaid 24 arsti kogu Liivimaal, neist pooled Riias. Maapiirkondades ei saanud talupojad tihti ametlikku arstiabi. Selleks, et saada vajalikku ravi, tuli usaldada rahvameditsiini, külatarku, nõiaprouasid, pastoreid ja ka mõisaprouade abi. 19. sajandil hakkasid kreisiarstid muutuma tasapisi talurahva eluosaks. Kreisiarstid olid maakonnaarstid. Kreisiarst allus Kubermangu tervisehoiuvalitsusele ja teostas järelevalvet maakonna tervisehoiu ja hoolekandeasutuste üle. 1802. aastal avati taas Tartu Ülikool, millega kaasnes koolitatud arstide kasv. Nii oli kogu Liivimaal 1812. aastal 53 ja 1826. aastal 70 arsti, neist kolmandik Eesti alal. Paiksetele arstidele lisandusid mitmesugused rändarstid, kelle hulgas oli eriti arvukalt hamba- ja silmaarste. Küll aga ei olnud arstide teadmised veel piisavalt ulatuslikud, et tõhusalt haigusi ravida. Suure osa ravimistööst jätsid talupojad siiski rahvameditsiini hooleks. Talurahva elutingimused olid äärmiselt rasked. Balti-Saksa loodus- ja arstiteadlane Karl Enz von Baer on oma kirjutistes kirjeldanud, kuidas talupojad talvel elasid. Sageli mustuses ja külmas, tööpäevad olid pikad ning inimesed olid tihti näljas. Puudulik hügieen ja kehv toitumine, nagu liigselt rasvased toidud, soodustasid tervisevaeguste teket. Siiski olid talupoegadel omad viisid, kuidas endeid tohtedada. Kuna arstide abi oli haruldane, pöördus talupoeg sageli külajõudude ja rahvameditsiini poole. Erilised arstirohud sisaldasid piiritust, äädikat, maksa ja teisi tänapäeval absurdseks peetavaid ravimeid. Hea külatark, mu kõht juba mitu päeva valutab. Kas sul on midagi, mis mind aitaks? Oi, mu sõber, selline vaegus. Pane paar tilka äädikat vette, joo, enne kui magama lähed. See vast aitab. Aga mis siis, kui ei lähe üle? Mekki paar lusikatäit püssirohtu. See aitab kõige vastu. Ma tänan, kallis karmas külatark. Saksa arsti ja eratrükikoja omaniku Peter Ernst Wilde 1766. aastal esimest korda välja antud ajakirjas Lühike õpetus hakati talurahvale jagama hariduslikke tervisenõuandeid, et õpetada neile igapäeva meditsiini aluseid ja vältida ebausul põhinevaid meetodeid. Lühike õpetus ei olnud pelgalt meditsiiniline väljaanne, vaid ka õpetus sellest, kuidas elada tervislikumalt ja hoida oma keha ning hinge. See ajakiri süüdistas talurahvast laiskuses ja joomarluses, kuid andis samal ajal ka praktilisi nõudeid. Lühike õpetus pidi levitama talurahva seas tervisehoiu ja majapidamisteadmisi. Need teadmised on siiski tänapäevaste ravivõtete kõrval üsna absurdsed. Näiteks võis sealt lugeda midagi sellist. Ehk pange soojaks tehtud seasit pealae pääle, ehk südame kohal. Üks tähtsamaid meditsiinilisi läbimurdeid, mis hakkas levima 18. sajandi lõpus, oli vaktsineerimine. Tõsi, enne 19. sajandi algust ei teadnud inimesed vaktsineerimisest palju, kuid selle alguseks peetakse rõugete kaitsepookimist. See meetod hakkas levima pärast seda, kui Briti Konstantinoopoli suursaadiku naine Lady Mary Wortley Montagu tutvustas Osmanite riigis praktiseeritud vaktsineerimist Euroopas. 19. sajandi teisel kümnendil võeti vaktsiinina kasutusse veiserõugeid, mille kasutamine oli päris rõugetest ohutum ja odavam. Selle meetodi tõi meditsiini Inglise arst Edward Jenner 1798. aastal.
Seda hakati kasutama massiliselt Euroopas ja ka Eestis. Liivimaal hakkas vaktsineerimine levima 19. sajandi alguses, kuid vaktsineerimine ei olnud alati rahva seas populaarne ja tihti esines vastupanu. Eesti talurahva tervisehoid 17. ja 18. sajandil oli ebatõhus. Arstid olid haruldased ja talupojad usaldasid rohkem rahvameditsiini, mis ei pruukinud alati aidata. Kuid tänu teadusarengule, nagu vaktsineerimine ja meditsiinilise hariduse levikule, algas järk-järguline tervisehoiu parandamine. Teadlikkuse järk-järguline kasv ja meditsiini üldine areng aitasid kaasa paljude haiguste leviku pidurdamisele ja elukvaliteedi parandamisele. Kui võrrelda praeguseid ja varasemaid ravimeetmeid, võib selgelt öelda, et Eesti meditsiin on teinud läbi tohutu arengu. Mis me teada saime? 17. ja 18. sajandi Eesti talurahvas ei olnud harjunud professionaalsete arstidega. Arstide hulk oli väga väike. 1784. aastal vaid 24 arsti kogu Liivimaal. Seetõttu ei saanud talupojad tihti professionaalset arstiabi. 19. sajandil hakkasid kreisiarstid muutuma tasapisi talurahva elu osaks. 1802. aastal avati taas Tartu Ülikool, millega kaasnes koolitatud arstide arv. Nii oli kogu Liivimaal 1812. aastal 53 ja 1826. aastal 70 arsti, neist kolmandik Eesti alal. Saksa arsti ja eratrükikoja omaniku Peter Enswaldi 1766. aastal esimest korda välja antud ajakirjas Lühike õpetus hakati talurahvale jagama hariduslikke tervisenõuandeid. Üks tähtsamaid meditsiinilisi läbimurdeid, mis hakkas levima 18. sajandi lõpus, oli vaktsineerimine. See oli meie lühike ülevaade meditsiini arengust Eestis. See you next time!